Hausgaleriid tuntakse Eesti vanima oksjonimaja ja esigaleriina, kes on enam kui 25 aastat panustanud järjekindlalt siinse kunstiparemiku promotsiooni ja kultuuripilti laiemalt. Tänane üritus on meil siis läbiviidav järgmiselt. Lugupidamisest Riho Sibula ja tema mälestuse vastu oleme me siis korraldanud koostöös Kuukitarr MTÜ ja Hausgaleriiga oksjoni Riho Sibula kitarrile. Ma usun, et see õhtu saab olema tore, elev ja kindlasti kõigi jaoks ootuspärane ja selle kitarri tuludest me saaksime luua Riho Sibula muuseumi Hiiumaale ja tegeleda tema vaimse pärandi jäädvustamisega, sest eks ta nii paraku on, et on suurkujud, kes ühel hetkel meie hulgast lahkuvad, aga kelle jälg selles kultuuriruumis on niivõrd suur ja niivõrd võimas, et me ei taha nendest lahkuda, me tahame elada nende loominguga, sel juhul siis nende muusikaga edasi ja edasi ja edasi ja selleks see üritus on siin täna ellu kutsutud. Nii et aitäh kõigile, kes te olete meie oksjonile ka registreerunud, aitäh publikule, kes te olete saalis ja ma arvan, et hetkel on siis nüüd see koht, kus me heidame lähema pilgu veel kord Riho kitarrile ja pärast seda kohe siis intervjuu. Aitäh! Riho Sibul oli legendaarne laulja, kitarrist ja helilooja, kelle looming on jätnud isikupärase ja sügava jälje nii Eesti muusika kui ka kultuuriajalukku laiemalt. Riho Sibul ostis selle kitarri uuena, umbes 2000. aastate algul, mängides pilliga paljudel ansambel Ultima Thule esinemistel. Lisaks on kitarriga salvestatud enamik lugudest ka Ultima Thule 2010. aasta albumil Jälgede jälgedes. Selle kitarri näol on tegemist ainukese muusikuinstrumendiga, mida on võimalik tema loomingu austajatel omandada. Kitarri müügitulu kasutatakse Riho Sibula muuseumi rajamiseks Hiiumaale, kuhu koondada muusiku vaimne pärand. Tere Raul Vaigla, tere Ain Agan. Te olete Riho Sibulaga pikki aastaid lähedalt läbi käinud, koos musitseerinud ja kindlasti olete te tänasel õhtul kõige õigemad inimesed ka temast rääkima, et pöörata meie kultuuriruumis olulistele persoonidele tähelepanu ja pöörata ka tähelepanu nende mälestusele. Et nii nagu te olete ise siis algatanud MTÜ Kuukitarr. Ja see Kuukitarr sai siis Riho 13 väga lähedase sõbra ühisnõul ja jõul siis asutatud ja loomulikult peale selle, et me Riho pärandi jäädvustamiseks ja edasikandmiseks oma tegevust siis arendame ja mõtestame, et oluline on ka sellega anda signaal üleüldisele märkamisele. Et see on väga suursugune, et on siuke asi ette võetud, et me saame edasi kanda tegelikult seda pärandit, mis on Riho loonud ja see pärand on ka selle kitarri näol. Et seda peab edasi. On teil ka mõningaid mälestusi ja kogemusi sellest, kuidas Riho oma muusikat lõi? Kui me oleme kõik noored, et siis see käis kuidagi prooviruumides käis kõik see loomine, et keegi tuli, et olen selline kitarrilist ja hakkan siin midagi laulma
siis me hakkasime sinna kõik midagi koos juurde mõtlema. Ma võtan seda just sellist Ultima Thule algusperioodi ja lõpuks oli Riho juba nii, kuidas öelda, välja kujunenud, et siis tal oli täiesti oma nägemine oma asjadest, et siis ta tegi täpselt nii nagu tema siis kujunes välja. Teades natukene seda perioodi, kui Riho kirjutas oma soloplaadi muusikat, et siis need olid sellised katsetused, ma mõtlen peal silmas praegu instrumentaalpalu, aga tema laululood eratitult said tõuke ja inspiratsiooni ikkagi lüürikast. Et väga-väga pidas kirjandusest ja luulest, et siis kogu tema see sooloplaatide looming ikkagi sai sealt tõuke. Mulle tundub, et Riho põlvkond on siiski ju see põlvkond, kes tegi kunsti enesepärast ja see kunstikirg ja see loomise kirg ja see niisugune iseenesest sündiv inspiratsioon oli ehk esmane kriteerium. Kindlasti, jah. Ma mõtlen, ja ma lähen jälle tagasi sinna niinimetatud eelmise sajandi 80-ndatesse, et seda tunnet ei olnud ju mõtetki kunagi, kuidas saada populaarseks või kuulsaks. Tegelikult kõik ju käituti sisetunde järgi. Ja meie õnneks oli see aeg selline, kus tegelikult see muusika ja ka see poeesia, mis oli seal nende lauludega koos, oli niivõrd mõjuv, et see toimis ka suuremal hulgal publiku peal. Tahtsin öelda seda ka, et tegelikult see kitarr, mis meil siin on praegu, et see on tegelikult osa Rihost. Et me ju nagu lahatamatu olnud koos Rihoga ja me ühelt poolt ju jäid meile tema laulud, mis on kuskil olemas taletatud, aga see kitarr nagu reaalselt, et kui seda näed, siis on automaatselt selle kitarri juures on ka Riho. Et see on selle, ma mõtlen kõige suurem väärtus, kui mõelda, et mis sellega on tehtud ja mis lood on loodud ja et see on see kõige suurem väärtus. Ja tema enda suhtumine tema pillidesse oli ju ka omaette rituaal. Eks meil on omad rituaalid oma pillidega, sest pill on sinu väga personaalne, isiklik, võiks öelda ihu liige, et sa elad ikka temaga 24/7. Tema magab ka vahepeal ja sina magab ka vahepeal, aga ülenda olete koos. Aga ja ühtepidi see on kõik hindamatu, seda ei saagi ühest küljest mingisse hinda panna ja kui nüüd aus olla, siis tulles selle juurde, et miks üks Riho pill äkki on müügis, et mõnel inimesel võib tekkida küsimus ja kindlasti tekibki, et seda poleks mingil juhtunud, sest ülejäänud Riho pillid on kõik Riho sõprade käes. Aga mõeldes natuke laiemalt just sellele märkamisele ja et see annaks meile ka sellise loodetavasti võimsa impulsi tegemaks siis valmis Riho muuseumi, see ei ole ka lihtne tegevus. Ja see on üks selline väike algatus ja et see on ainuke põhjus, ka miks see pill siin on. Aga aitäh, Raul, ja aitäh, Ain, nii et ma lasen teid siit nüüd kenasti oma pillide taha istuma ja juhatan omalt poolt sisse oksjoni, nii et ma usun, et me veel tajume seda Riho energiat täna siin läbi tema muusika, lisaks ka veel tema kitarrile. Aitäh ja liigume oma üritusega edasi.
siis läheb mängima Riho kitarr. Elas kord üks küünal, kui pimedus lähenes, süüdati see küünal ja pimedus vähenes. Nii on küünlad tehtud, et elavad põledes, käsikäes elu ja surm on küünalde tuledes. Elas kord üks küünal ja põledes lühenes. Ära põles küünal, kuid pimedus vähenes. Nii on küünlad tehtud, et elavad põledes, käsikäes elu ja surm on küünalde tuledes. Elas kord üks küünal ja põledes lühenes. Ära põles küünal, kuid pimedus vähenes. Ja nüüd, kallis oksjonipublik, olemegi siis selles hetkes, kus meil on võimalus need oksjoni pakkumised lõpetada, nii et ma arvan, et me avame pakkumised laivajaga nüüd, meie sekundid hakkavad jooksma ja kõik, kes te olete saalis, hetkel on siis number 11 ja number 14 teinud siin juba pakkumised. Pakkumised on alanud hinnast 6500 € ja jõudnud 7100 €.
nii et järgmine pakkuja võiks siis teha pakkumise 7400, kas on pakkumisi, kas saalis on pakkumisi? Number 15 on teinud pakkumise 7400, kas internetipakkujad pakuvad juurde? Kas pakutakse juurde 7400, siis hetkel saali pakkuja, number 15. Number 14, number 11, kas pakute juurde, kas olete meiega? Number 14 on teinud pakkumise 7700, kas number 15 pakute juurde 8000 oleks siis, 8000 oleks teie pakkumine number 15. Number 14 on teinud pakkumise 7700, 7700, number 15, number 15 teeb pakkumise 8000. Number 15, 8000, number 15, 8000, number 15, 8000, näen ekraanil, number 14, kas pakute 18300. Hetkel siis liigume edasi 300 euro kaupa. Number 14 on teinud pakkumise 8600. Number 15, kas pakute juurde 8900, võiks olla teie pakkumine siis. Võite ka pakkuda rohkem. 8900 sammu järgi number 15 võiks olla teie pakkumine. Number 14 hetkel juhib siis 8600. 8600, number 14, number 15. Number 15 pakub juurde, aitäh, 8900, sisestame pakkumise. Number 15 on teinud praegu pakkumise 8900, number 14, kas pakute juurde 9200, võiks olla teie pakkumine. 9200, number 14, kas 9200, aitäh, 9500 pakkus number 14. Kas number 15 pakub juurde 9800, võiks olla teie pakkumine. Kas 9800? Proovime 10 000 minna. 10 100 saamad, 9800 pakub number 15. Aitäh, number 15, 9800, number 14, kas pakute juurde 10 100, oleks sammu järgi teie pakkumine. Number 14, kas 10 100? Hetkel siis number 15 juhib 9800, Riho Sibula kitarr, mille ta omandas 2000. aastate alguses ja millega meie legendaarne muusik on siis jäädvustanud nii mitmegi loo. Number 14 on teinud pakkumise 10 100. Annan hetke aega mõelda, 10 600, aitäh, number 15 tegi pakkumise 10 600. Number 15, 10 600, number 14, hetke aega mõelda, 11 100 võiks olla teie pakkumine. Ja number 15 on teinud pakkumise 10 600, number 14, 10 600 esimest korda, number 14, kas pakute juurde, kas 11 100? Number 14, kas 11 100, annan teile hetke aega mõelda. Hetkel siis 10 600 teist korda, number 14, võite proovida 11 100. Number 15 on siis teinud praegu pakkumise 10 600, number 14, kas pakute juurde, annan hetke aega mõelda. Number 14, 11 100, aitäh, number 15, kas pakute juurde, kas 11 600? Number 14 on teinud pakkumise 11 100. Number 14, 11 100 teist korda, number 15, kas pakute juurde, number 15 pakub juurde 11 600, sisestame süsteemi. Number 15 on teinud pakkumise 11 600, number 14, saalis on teile vastupakkuja 11 600, number 14, teie pakkumine oleks siis 12 100. Number 15 hetkel siis 11 600, 11 600, number 15, number 14, kas 12 100, kas 12 100, number 14, kas 12 100, mõelge hetke, number 14, kas 12 100, ja number 15, 11 600 esimest korda, number 14, teil on veel aeg pakkumine teha, number 14 on teinud pakkumise 12 100, aitäh. Number 15, kas 12 600? Number 14, siis hetkel teie pakkumine juhib 12 100, 12 100, number 14, 12 100 esimest korda, numbril 14. Kas on meil veel online-süsteemis ühinejaid? Number 14 on, number 9 on teinud pakkumise. Number 9 on teinud pakkumise 12 600, number 14, kas pakute juurde? Teie pakkumine võiks olla siis 13 100. 12 600 on teinud hetkel pakkumise number 9. Number 9, aitäh meiega liitumast. Number 14, kas pakute juurde? Kas 13 100, number 14? Annan hetke aega mõelda. Ja number 9 on teinud pakkumise 12 600 esimest korda, number 14, kas 13 100? Kas 13 100? Number 15, saate veel mõelda. 2 pakkujat on hetkel meil internetis. Number 9 on teinud pakkumise 12 600, number 14 ja 13 100, number 14. Kas number 9 pakub juurde? Jätame hetke aega mõelda, kas number 9 pakub juurde. 13 600 võiks siis olla järgmine pakkumine. Number 9, kas 13 600, kas 13 600, number 9? Number 9, 13 600, number 14 juhib praegu. Number 14 praegu juhib number 9. 14 on siis teinud pakkumise 13 100 esimest korda,
number 9, kas pakute juurde, kas 13 600, 500 on meil hetkel siis pakkumise samm number 9, kas 13 600, number 14 hetkel siis 13 100 teist korda ja number 9 on teinud pakkumise 13 600, aitäh, number 14, teie hetk mõelda. Number 9 on teinud pakkumise 13 100, 13 100 esimest korda. Number 14, kas pakute juurde? 13 600, number 9 on teinud praegu pakkumise. Number 14, kas 14 100? Number 14 ja 14 100, aitäh. Number 14 on teinud pakkumise 14 100, number 9, kas pakute juurde? Kas 14 600, number 9? Number 14, 14 100. Number 14 on teinud siis pakkumise hetkel 14 100. 14 100. Number 9, kas pakute 14 600? Me oleme 15 000-ni jõudmas ühe sammuga. Nii, number 14 on teinud pakkumise 14 100 esimest korda, number 9, kas pakute juurde? Ja number 9 tegi pakkumise juurde 14 600, number 14, kas 15 100? Number 14, teie pakkumine võiks olla 15 100, 15 100, hetkel siis on pakkumine number 9 14 600, kas saalis on liitujaid? Number 9, 14 600. Ja number 9 on teinud pakkumise 14 600. Number 14, kas 15 100? Proovite ära selle ja 15 100, number 14, aitäh. Number 9, kas pakute juurde? Number 14 on teinud pakkumise 15 100. Number 14, 15 100. Number 9, hetk aega mõelda, teie pakkumine võiks olla 15 600. Number 9, number 14 hetkel siis juhib, teie pakkumine võiks olla 15 600. Hetkel viimane pakkumine 15 100, numbrilt 14, number 14, 15 100, kas number 9 pakute juurde? 15 100, number 14 esimest korda. 15 100, number 14 teist korda, number 9, hetk aega veel mõelda. Number 14, 15 100. Kolmandat korda, number 9, annan teile hetkel aega mõelda, number 9, kas pakute 15 600? Mõelge üks hetk, number 9, teil on viimane võimalus pakkuda. Number 9, kas 15 600? Ja tundub, et number 9 hetkel juurde ei paku, saalis on soovijaid. 15 100 on meil hetkel siis hind, number 9 on hetke veel aega mõelda. 14 on teinud pakkumise, number 14 on teinud pakkumise 15 100. Esimest korda 15 100. Number 9 on teinud pakkumise, aitäh, 15 600, see mõttepaus kulus teile ära. Number 14, nüüd on teie kord, 16 100 võiks olla teie pakkumine. Number 9 on teinud pakkumise praegu siis 15 600, 15 600, number 9. Number 15, võite veel sekkuda. Number 9 on teinud hetkel pakkumise 15 600, number 14. Number 9 on teinud hetkel pakkumise 15 600, ent number 14 võib siis teha pakkumise 16 100. Ja hetkel siis on teinud number 9 pakkumise 15 600 kolmandat korda, kas number 14 pakub juurde. Jätan hetke aega mõelda, number 14 vilgub juba meil ekraanil kolmandat korda, number 14 on teinud pakkumise 16 100, aitäh teile. Number 9, kas 16 600? Number 9, kas 16 600, number 14 on siis hetkel teinud pakkumise 16 100. Ma arvan, et me loome siin teiega kõik koos mingit pidi sellist ajaloolist pretsedenti, et ühel hetkel see, kelle seinal see kitarr on, tunneb ennast ehk mingisuguse protsessi algatajana, mingisuguse protsessi käivitajana, millegina, mida vast seesugusel kujul meie kultuurimaastikul eelnevalt tehtud ei ole. Nii et Hausgalerii on siiamaani tegelenud kunstimüügiga, väärtkunstimüügiga, kunstiklassika müügiga juba 26 aastat. Nii et meil on äärmiselt suur au tegelikult müüa siin hetkel Riho Sibula kitarri, kes on ka Hausgaleriis mänginud. Ma ei oska küll mäletada, kas konkreetselt selle kitarriga, ent tema suhe kunstnikega on olnud väga tihe, nii nagu me rääkisime ka tema kolleegidega. Nii et hetkel number 9 on teinud pakkumise 16 600 muuses, hind on vahepeal tõusnud, number 14 on teinud pakkumise 16 100, number 9 16 600, aplaus pakkujatele. Number 9, 16 600, teie pakkumine juhib, number 14, järgmine aplaus oleks siis teie pakkumisega 17 100, number 14, kas 17 100? Number 14, kas number 9 on teinud pakkumise hetkel siis 16 600.
number 14, kas 17 100? Jah, number 14, aitäh, 17 100. Aplaus! Ma arvan, et nüüd me olemegi positsioonis, kus iga järgnev pakkumine saab aplausi, nii et number 9. See aplaus on teist ühe vajutuse kaugusel. Te võiksite siis teha pakkumise 17 600. Number 14 on hetkel teinud pakkumise 17 100. Esimest korda, number 9 annan teile aega mõelda veel 17 100. Teist korda, number 9, kas 17 600? Kas 17 600 number 9? Number 9, kas 17 600? Number 9, jätan hetke aega mõelda. Number 14 on teinud siis pakkumise 17 100 ja kolmandat korda vilgub number 9. Hetke annan teile veel mõelda. Number 9, kas 17 600? Number 9, kas pakute juurde? Nii, number 14 siis hetkel on teinud viimase pakkumise, number 9 pakub juurde 17 600. Number 9, aitäh, 17 600 on olnud teie pakkumine. Number 14, kas pakute juurde? Number 9 on teinud hetkel pakkumise 17 600, esimest, teist ja kolmandat korda. Number 14, kas pakute juurde? Number 9, 17 600 esimest korda. 17, number 14 pakub juurde 18 100. Saali publik elab teile äärmiselt elavalt kaasa, ma võin öelda, et neid on siin palju. Muusikud ka on ennast peitnud sinna kusagile tagaridadesse. Peale oksjoni lõppu muusikud kindlasti teevad meie pakkujatele komplimendi veel ühe lauluga, mida ma teile siinkohal ei reeda, aga me lõpetame oma ürituse niisama emotsionaalselt, kui on see pakkumine. Nii et hetkel siis number 14 ja number 9 on meie emotsionaalsed pakkumised viinud 18 100 euroni, väärtustades seda väikest, ent võimsat maailma, milles me kõik elame, tänu meie muusikutele, kunstnikele, kirjanikele, kes on oma panuse sellesse andnud, kellena me ennast tunneme ja kellena me ennast määratleme, nii et Riho Sibul on neist vaieldamatult üks esi- ja suurkujusid. Number 14 on teinud pakkumise, mille number 9 ületab 18 600, number 9 on teinud pakkumise. Number 9, 18 600. Number 14, kas 19 100? Kas 19 100? Kas number 14 teeb pakkumise 19 100? Number 14 on teinud pakkumise 19 100, aitäh number 14. Number 14, 19 100, hetkel teie pakkumine juhib, number 9. Ma arvan, et see, kes nüüd tänasel päeval teist selle oksjoni võidab, võib kindlasti minna seda 25. juunil Hiiumaale tähistama, kus avatakse juba Riho Sibula nimeline pink. Et ma arvan, et muuseum ei saa sellest enam väga kaugel olema teie kahe väga väärika kaasabiga. Nii et number 14 on teinud pakkumise 19 100, number 9, kas pakute juurde? Number 9, kas pakute juurde? Annan teile pisut aega mõelda, number 14 on teinud siis meil hetkel pakkumise 19 100. Number 9, kas pakute juurde? Number 9. Kutsun teid tähelepanule, number 9. Veel on võimalus. Nii, number 9. Kas 19 600? Mõtleme hetke koos. Kas 19 600 number 9? Number 14 hetkel siis 19 100 esimest. Number 9, aitäh teile, tegite pakkumise 19 600. Number 14, teie käes on nüüd see maagiline moment ja te olete seda kasutanud. Number 14 on teinud pakkumise 20 100. Ja number 14, 20 100 esimest korda. Number 9, teil on veel võimalus sekkuda.
500 eurot on samm, 20 600 võiks olla järgmine pakkumine, võite proovida. Hetkel siis 20 100 number 14 teist korda. Number 9 jätan veel hetke aega mõelda. Number 14 on siis teinud ja praegu juhtiva pakkumise 20 100 kolmandat korda. Number 9, hetk mõelda. Jätan teile täpselt 20 sekundit number 9, me võime lugeda koos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mõelge number 9, 13, 14, 20, siis löön kinni, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20, aga kuna ma tean, et minu hääl jõuab teieni 4 sekundit hiljem, siis ma loen veel 4 sekundit. 1, 2, 3 ja 4 ja Riho Sibula kitarr on müüdud numbrile 14 hinnaga 20 100. Aitäh! Nii et ma teen siinkohal meie kõigi nimel, kes me siin saalis oleme, ja ma arvan, et ka kõigi Eesti muusikute nimel, kes Riho Sibulat ja tema loomingut austavad ja edasi kannavad, kummarduse. Tänan teid oksjonil osalemast. Lõpetan omalt poolt ja meie üritusele, meie armsale ja kenale õhtule teeb lõpulöögi siis Riho Sibula sõprade seltskond Ainagan, Raul Vaigla, Are Põder, Valter Soosalu. Palun, head õhtut teile! Mul on iseloomu vähe, kuid surun mütsi pähe ja surun mütsi pähe. See mõni mõis, las ta lohiseb see köis, sest katki ta ei lähe, katki ta ei lähe. Lihtne on elu mul siin Liivimaal. Ma teen tasapisi tööd ning mul lemmiklaul on pastoraal. Silku ja vett sõime salamahti heinateol. Ja Vägvere-koor, see käis vankritega laulupeol. Olen päritolult pops, mul on tihti peale jahe, kuid tulgu vihm või rahe ja tulgu vihm või. See mõni mõis, las ta lohiseb see köis, sest seega mõni pahe ja seega mõni pahe. Lihtne on elu mul siin Liivimaal. Ma teen tasapisi töö ning mul lemmiklaul on pastoraal. Kuis Põhjalahe kohiseb. Köis las lohiseb. Olen vana noll, kõik on üldjoontes sama, kuid ma ei aja jama, ma ei aja jama. See mõni mõis, las ta lohiseb see köis, sest mul on üks takama. Lihtne on elu mul siin Liivimaal. Ma teen tasapisi tööd ning mul lemmiklaul on pastoraal. Muus on eesisa verd, aga ajaloost jään vähe ning sulun sooni pähe ja surun sooni pähe. See mõni mõis
mõis, las ta lohiseb see köis, sest katki ta ei lähe ja katki ta ei lähe. Oo, kuis Põhjalahe kohiseb. Oo, mõisa köis, las lohiseb. Oo, kuis Põhjalahe kohiseb. Oo, mõisa köis, las lohiseb.